Nagu te kuulsite, halvasti pilvede konkursis aasta saadeti 1138 pilti ja nende hulgast oli raske ülesanne minul valida need pildid, mis ärataksid tähelepanu mingi erilise omaduse tõttu. Ja ma valisin alguses 1100-st nii umbes 50, need olid natuke põnevamad ja siis algas juba täpsem uurimine, mida just välja valida. No põhikriteeriumiks oli see, et nad oleksid esiteks ilusad, teiseks oleksid põnevad ja kolmandaks, et nende alusel saaks inimesed midagi lähemalt teada pilvedest. Möödunud aastal oli siin inimesi natukene rohkem ja ütleme, sellepärast sai sealt pikemalt räägitud nende pilvede tekkeloost, sellest kuulete täna ka natukene hiljem ja ma räägiksin lihtsalt, et need 20 pilti olid ütleme värvilisemad, ilusamad ja põnevamad. Kui vaadata neid pilvi ja ütleme see kogu pilvede konkurssi, siis oli selline tunne, et tänavu aasta oli taevas enamasti õhtuti ainult punane ja öösel olid helkivad ööpilved. Neid pildistati erakordselt palju võrreldes tavaliste aastatega. No kui need säravate punaste õhtupilvede pilvi vaadata, siis oli selline tunne, et tänavast olid ainult vulkaanide pursked, sellepärast et sellised säravad päikeseloojangud on tavaliselt just vulkaanipursete aastatel. Näiteks siin lähedal istub Bronxist Oscar Wilde, kes ütles ühele daamile siis, kui too mainis, et vaata, kui ilus särav päikeseloojang on, ta ütles, see on Jeff Turner. Tavalise, nagu te teate, Turner oli see inglise maalikunstnik, kes armastas just maalida punaseid päikeseloojanguid ja tol ajal oli just, kui tema maalis, oli siis 1815-16, kui oli just pursanud Tambora vulkaan ja õhtuloojangu olid tõesti säravad üle kogu maailma ja punased. Ja helkivaid ööpilvi tänavast täpselt pildistajad umbes, kui ma lugesin kokku, umbes 18 pilti oli saadetud ja siis sellest võib järeldada kahte asja, tähendab, et helkivaid ööpilvi oli väga palju, et tänavu aasta on kliima muutumas, nagu arvatakse, et siis kui helkivad ööpilvi on palju, siis hakkab kliima muutuma või siis oli rahuliku päikese aasta ja tõepoolest päikeseplekke tänavu aasta väga vähe ja võib-olla ka sellepärast oli siis neid helkivaid ööpilvi ja nende pildistajaid väga palju. Kui valida pilte, siis osa oli nendest kaunis haruldased, nagu pärast räägitakse täpsemalt. Siin nendes välja valitud 20 pildi hulgas oli 2 pilti, mis olid undulatus asperatus, et need on tänavu aasta alles nimetatud pilveliigid, mis on niivõrd haruldased, et isegi nimi pandi minu meelest tänavu aasta alles. Ja huvitaval kombel on need pildid on just seotud, need pilved on seotud palju Eestiga, sellepärast, et Wikipeedias on ainukene pilt, mis seal on pandud, on ka Tallinnas pildistatud 19. aprillil täpselt samal ajal, kui 2 pilti nendest, näete seal keskel, on sellised kummalised lainelised pilved. Undulatus tähendabki ladina keeles lainelisi, nii et siin on praegu 2 põnevad pilved on sellised lainelised, need on siis need undulatus asperatused. Osa pilvi on mammatus, cumulonimbus mammatused, mis on pildistatud siin, üks väiksem pilt, see on pildistatud Helsingis ja on ka kaunis põnev ja kaunis haruldased pilved.
mina olen neid ainult 2 korda oma pika eluaja jooksul näinud ja seal on õnneks tabatud see moment küll mitte Eestis, aga Helsingis. Need on sellised põnevad pilved, eriti põnevad on ameeriklastele, kui need ilmuvad taevasse, siis tornaadokütid lähevad tornaadosid küttima. Kui mitu pilve olid sarnased, siis nende vahel valiku sai teha nende allkirjade põnevuse või ütleme originaalsuse pärast. Nii said mitmed pildid said siia auhinnatud, näiteks see, mis on siit paremal pool. Teine, see on Taevapoisid veavad köid, selline tõepoolest selline pilveköis. Ja see tagapool on üks vikerkaar. Vikerkaar iseenesest ei ole midagi haruldast, aga selle vikerkaarre all oli pilt, nimi oli ja vikerkaar lõi otse maasse. Tavaliselt lööb ju välk maasse, aga seal on just välgu asemel vikerkaar, nii et see sai selle pildi, ütleme, au hindamiseks üheks kriteeriumiks. Ja teised olid ka sellised kaunis põnevad ja tundusid originaalsetena. Nii et see raske töö on nüüd tehtud ja need 20 pilti said välja valitud. Nende hulgas siis Ilm.ee on vist valinud veel 6 pilti, kui ma ei eksi, mis siis saavad auhinnad on nii või saavad kõik 20 pilti? 6 saavad auhinnad. Ei jätkugi, oleks kõigile andnud. Ja masuaeg ei ole midagi teha. Ja peale selle te võite veel näha, Ilm.ee-s on veel ära märgitud 20 pilti, need on tõesti peaaegu sama väärsed, nii nagu needki, mis siin sai täna välja valitud. Nii et palju jõudu edaspidiseks pildistamiseks. No ilmselt on pilte palju ja fotoaparaat on juurde tulnud ja inimestel on ka huvi rohkem tekkinud sellise toreda taeva nähtused, nagu on pilved pildistamiseks.